tere õhtust ja tere tulemast meie raamatu esitlusele. Raamatu esitleja on Maarja Holter, meie tänane peategelane, kelle esimene raamat Naeratuse miljonär on värskelt saanud siia kaante vahele. Mina olen Eneken Laasmäe ja mina olen siis tänase õhtu juht. Aga alustame siis kõigepealt, Maarja, sellest, et viimased aastad on sulle siia ilusti sisse põimitud sinna kaante vahele. Aga kui me räägime kohe alguses rohujuure tasandist, et kes on üldse Maarja Holter, et räägi meile natukene oma lapsepõlvest, elust, tähtsamatest sündmustest, koolitööst, karjäärist, kõigest, mis elu on kujundanud, et täna on see raamat siin värskelt letil. Tere kõigile, olen Maarja Holter, hiljem liitunud nimi Naeratuse miljonär ja nii tore, et sa küsid sellise küsimuse, et kes ma olen nagu sellest väikse, kus ma sündisin ja kõik see minu jaoks nagu vau, aitäh sulle juba. Ja Eneken, minu küsitleja, ta ilusti tutvustas ennast ise ära, sellest me räägime pärast hiljem pikemalt. Mina tulen siis Põikva külast, Enniste oli selline koha nimi, bussipeatus ja elasin maal metsade vahel paljajalu laps, kes armastas hästi palju olla looduses ja see loodus täna toetab mind. Eks me siis jõuame ka looga, mis toimub täna mu elus. Koerte kassidega koos mängides, oma vanema õega koos kasvades ja käies ilusas mõisakoolis. Võib-olla paljud ei teagi, et ma olen mõisakoolis käinud. 9 klassi, väga uhke valget värvi Laupa põhikool. Siis Laupa põhikoolis ma olin kõva sporditegija. Mulle väga meeldis sportida, ma teadsin, et ma selles olen nagu pädev ja hea ja alati need esimene, teine ja 3. koht tulid. Olin kooli esindaja. Aga lavahirm oli kõige suurem, mis tuli sealt põhikoolist just. Vanem õde oli siuke 4-5-line õpilane, minul ikka 3 ja mõned 2 kippusid sisse tulema. Ja tavaliselt nagu vanem õde on siukene eeskujulik, et siis sa nagu proovid ja pingutad. Mul ei tulnud see välja, siis ma hakkasin nagu otsima, mida siis mina elu jooksul nagu tahaksin teha. Lõpetades 9. klassi, mõtlesin, vanem õde läks gümnaasiumisse, mina ka. Ma ei saanud hakkama gümnaasiumis. Sain sealt hoopis vastupidi lüüa, et ma tundsin, see ei ole minu koht. Ma läksin Pärnusse kooli. Pärnu kutseõppekeskusesse, ühika elu hakkas ja siis olin 2,5 aastat käinud, 3 aastat oli kooli kestvus, õppisin kokaks ja 2,5 aasta pealt ma jäin lapseootele. Ja siis ma teadsin, et see ei saa niimoodi olla, et ma kooli ära ei lõpeta. Ma olen hästi selline teotahteline, et kui ma midagi nagu ette võtan, siis ma ikkagi teen ära. Ma tegin raseduse alguses, tegin autojuhiload ära ja siis ma võtsin aasta akadeemilist, lõpetasin ikkagi oma kokakooli ära ja ma olen üli tänulik, et aastase lapse kõrvalt on seda võimalik teha, et ärge jätke nagu midagi pooleli. Ma sain gümnaasiumi kätte, sain kokakooli kätte ja täna siis hästi palju kursuste näol olen ennast harinud kõik neid igasugused erinevad ettevõtlused ja asju, et minust on saanud ka ettevõtja tänaseks. Ja kuna ma sain noorelt emaks, kas me oleme valmis sündinud emad? Siis vastus on ei, me kasvame koos lastega. Tänaseks on mu poeg 23-aastane ja minu meelest minu poja kaudu me tunneme siin saalis, on ja, et tänaseks on 23-aastased meie lapsed. Et see on nii kihvt lihtsalt, see on päris tore, kuidas mitte alla anda, vaid edasi liikuda, näha igast sellest asjast positiivset. Aga pärast poega 5 aastat hiljem kolisin ma muideks Tartusse ja Tartust lugusid ka kindlasti täna tuleb, kuna me oleme täna Tartus raamatu esitlusel Naeratuse miljonär. Ja siis sündis tütar ja tütar on mul siin saalis, Grisette. Ja kui sa nagu kasvatad neid lapsi, nad on väikesed, siis ma kaotasin iseenda ära. Meelde tuli see lavahirm põhikoolist, üldse ennast nagu kehtestada ja ennast selgeks teha inimestele või väljendada või nagu lõualuud üldse ei töötanud minuga nii nagu peaks. Ma olin fookuses lapsed, ma kasvatasin lapsi, aga kes on Maarja, ei tea.
ja tänaseks ma olen 42-aastane, aga 30-selt käis mingi klõks ära, noh, need lapsed olid ju parajad suured, et kuulge, nüüd juba aitab, ma tahan oma elu elama hakata, ma tahan teada, kes see Maarja Holter on ja vot sealt kuskilt hakkab see raamat ka, kui mina hakkasin, otsustasin, ma ei saa elada nii, nagu teised mulle ütlevad, vaid ma tahan elada nii, nagu mina oma hingeteel tahan elada. Ja siis juba saate ka raamatust teada, kuidas mul täna läheb. Ja, sa oled just nagu viimastel aastatel see raamatut kirjutanud niimoodi, vahepeal on aktiivsemad perioodid, vahepeal on mitteaktiivsemad perioodid, aga ometi see raamat just tuli välja enne jõule 2025, et miks just siin ja praegu ja mitte mingil muul ajal, et kas selleks on ka mingi konkreetne põhjus sul või see on lihtsalt nagu asjade kulg? See kindlasti ei ole asjade kulg, see on kättevõtmise asi, kui sa teed otsuse, et ma teen selle raamatu ära. Ja kui 7 aastat tagasi ma hakkasin kahe näpuga, selle näpu ja selle näpuga trükkima raamatut, mida ma nii käsitsi kirjutanud, siis ma mõtlesin, ma leian selle aja, ma trükin iga kord natukene, kas on natukese haaval, et see pidavat viima sihile ja siis tuli kogu aeg igasugu muid asju vahele, sest enda avastamine oli niivõrd lahe ja samal ajal siis nagu kirjutada raamatut on ja see oligi nagu, mis ma nüüd teen ja aasta tagasi täpselt kolisin ma Püünsisse ja Viimsis oli ettevõtlusmess kuskil märts-mai, ma praegu eksin seal kuskil kevadel ja seal üks naisterahvas ütleb, issand, kui tore, te olete mul kõrval lauas, teate, ma jälgin teid, te olete see naeratuse miljonär. Ma ütlesin, jaa, ma nii tahaksin oma raamatut välja anda. No pöörduge selle valipressi poole, no tema teab, sealt saab, see on Põltsamaalt, noh. Mina muidugi kirjutasin selle üles, ega mul ei olnud veel mõte, et noh, ma mõtlen, äkki võtaks kuskilt veel pakkumisi või midagi. Hakkasin inimestelt uurima, et kuidas see raamatu väljaandmine üldse käib, mis ma veel tegema peaksin selleks, et see üldse välja ilmuks. Ja et see nüüd enne jõule välja ilmus, aga kus seda ma ka ei teadnud, ma arvasin paari kuuga annan raamatu välja, mis see siis on. Tuli jaanid, tuli suvi, tuli puhkused, tulid kõik asjad vahele, Küljendis keeletoimetus oli kõigepealt. Siis avastasime kordustekstid, teate, nende kahe näpuga trükkides ilmselgelt minu mitte korrapärastesse kohtadesse siis. Osa oli Facebookis, osa oli e-mailis, osa oli Drive'is, siis olid need emootikumid ka vaja veel välja võtta, nii et keeletoimetaja nägi minuga päris palju vaeva. Keeletoimetamise juures oli abiks ka Eneken ja ma praegu veel ei näe Kaitseväe riietes ühte noormees, kes oli ka abiks. Et need kordustekstid sealt välja saada, sellepärast, et minul oli ka pea ja kapsad ja siis ma saatsin Enekenile, kuule, tee sellega midagi. Eneken ütles, et vaata, mina ei tee sinu raamatuga praegu mitte midagi, sa pead ikka ise sellega hakkama saama. Ja ma sain 150 lehekülge umbes teksti, mis ei segi läbi, et olid seal mingid väiksed lõigud tekstis, siis olid väiksed luuletused, siis olid mingisugused emotionid, siis kordusid need, siis tulid jälle kuskil mingid asjad. Ja siis ma mõtlesin, hakkasin alguses toimetama, tegin mingisugused esimesed mingi 10 peatükki ära, siis vaatasin, aga need samad asjad hakkavad ju teises teemas uuesti korduma. Ja siis me ikka niimoodi teineteisele põrgatasime neid tekste edasi-tagasi, kuni nõndagu lõpuks nüüd on siis kõik valmis. Ja see täpselt nii oligi, et toetame endiselt valipressile, kes siis lõpuks sellega hakkama sai, sellepärast siin raamatus on 5 rida korduses veel, mida mina ise avastasin, mis on täiesti okei, sellepärast, et need sõnad, mis siin raamatus on, need toetavad sind ja seesama 5 rida tuletab sulle veel meelde midagi, mis siis järelikult tahab lihtsalt olla sinu elus korduses ja siia raamatusse võib kirjutada, siia raamatusse võib joonistada, siia raamatusse sa võid mulle helistada, sa võid mulle voice saata selles suhtes, et kui sul midagi nagu üles tuleb, et voiceidele ma vastan rõõmuga, ma ei tea, kus ma leian selle energia, aga no, ma aitan päevas sadu inimesi, see on nii lahe lihtsalt, see on mega lahe. Tegelikult see raamat on hoopis teistsugune kui tavalised raamatud, et siin on tõesti niimoodi, et sa saad ise märkmeid teha, siin on QR-koodid, siin on igasuguseid võimalusi kuidagi kontakteeruda, midagi ise sinna lisada, joonistada, nagu sa ütlesid, on ju. Et kas sa ise mäletad, kus kohalt täpselt sul tuli see mõte, et just sellisel kujul see raamat välja anda või üldse, kus tuli see algne idee, et nüüd on see aeg käes, et ma olen nii palju kirjutanud sinna märkmikutesse, et ma tahan, et see nüüd saab lõpuks nagu trükivalgust ka näha. Eneken, sa oled super vestleja minuga, juba ma kiidan sind praegu. Mäletad seda hetke, kui me tulime improfilmi Malevasse, aasta oli siis, meenuta? Umbes 10 aastat tagasi. Siis me tegime koos hästi palju projekte ja mina tulin sinna, me pidime lühifilme tegema
see Oma elu muinasjutuslugu on siin ilusti olemas, QR-koodiga, et saate YouTube'is minna ja seda kuulata, mida me siis tegime. Me tegime muinasloo ja kuidas ma tulin sinna? Mul oli käsitsi kirjutatud mingi tekst. Mina, Maarja-Lanna, kuninganna, jumalanna, lillelaps, uus auto, sõidan siin, olen uhke, olen õnnelik ja teeme sellest mingisugused lühifilmi. Ja läks natukene, kui mul oli kamp juba koos, meil oli mingi 30 inimest ja umbes 5-6 liikus minu poole. Palju polnud vaja, igas filmis võis osaleda, siuke laager oli. Ja me tegime 3 päevaga muinasloo valmis ja sealt vastus sulle, et kuidas see raamat nagu niimoodi siis lõpuks nagu sündis, et siit, sealt ja keskpõrandale kokku, siis tegelikult mul polnud õrna aimugi, milline see tuleb. Kõik käis töö käigus, usaldage elu, usaldage liikumist, küsige järgmisi samme. Tarvo Tobi mainime ka ära, tema on umbes 6 raamatu autor, ta on mu koolivend. Tarvo, mul on see asi tehtud. Maarja, kas sa Rahvaraamatusse ja Apollosse ka kirjutasid? Ei ole veel, varsti. Nagu telefonivestlused Tarvoga, mis aitasid ja toetasid, sest tal oli kogemus, et ma pigem võtan neid, kellel on kogemusi, aga teha eriline. Tead, mul oli veel paar plaani veel, et siin võiks olla see pastakas, nii nagu mul telefonil tuleb alt vajutad, tuleb pastakas välja. Et ma tahtsin, aga siis öeldi mulle teekonnal, et see raamat läheb hirmsalt kalliks. Ma käisin kuskil raamatupoes juba uurimas, kas sellist raamatut on. Ei ole. Ju siis kunagi teen. Et siit võiks pastakas välja tulla. Täna ma annan füüsiliselt kaasa. Siis esikaane ja tagakaane pildid on siis uinu heade mõtetega, tõuse hea tujuga. Enne uinumist minul viskavad pildid ette, milline ma seal siis olen. Pärnu esitlusel olin ma täpselt nendes riietuses, mis esikaanel ja siin tagakaanel olen ja palja varbaga täitsa on näha, et täpselt need samad riided on täna siis ja ehted kõik on täna seljas, mis on siin tagakaanel. Minu jaoks oli meri. Hästi peensed detailselt ma nüüd võtan nagu endale aega ja lapsed on ju suured, eks ole, kenasti ja saad endale nagu pühendada ja rahvale rõõmu pakkuda. Et oleks meri ja rohelust ja loodust ja seda lillelast ja lillelapse lugu tuleb Tartust muideks. See tuleb sellest, et kui nii harva, kui ma välja sain ja peole sain, läksin kõrgete kontsade minis niimoodi välja ja oli hommik vara, 5:30 ja lähen sealt kanali äärest niimoodi sutsun ja võtsin need kontsad, need olid natuke suured, loksusid ka veel jalas, eks ma sõbrannaga laenasin, et saaks vähemalt pidu panna. Ja siis ma kõnnin seal mingid noormehed ütlevad, et hei lillelaps, kus te lähete? Ja minu meelest see nimi tuleb mul sealt nagu rohkem. Aga see väga iseloomustab sind, sa saad tegelikult ju kogu aeg loodusega väga-väga lähedale olnud, nii et sa oledki reaalselt lillelaps. Ja kui sa mõtled selle improlaagri peale, millest me rääkisime, et sa said seal ju tegelikult nii ägeda selle filmi valmis, nii ägeda loo valmis ja sul olid seal tõsiselt ägedad inimesed, kellega sa koos tegid üks Eesti nagu väga hinnatud heliloo ja üks Eesti väga tuntud iluisutaja, kõik olid sinu tiimis, et sinna tõesti sattus nagu väga äge seltskond kokku. No ütleme sellest näitlemisest ei ole siin raamatus väga palju juttu, aga siin on nagu see koht küll, et teen asju, mis mind sütitab, hüppan pea ees vette, paneb mind seest põlema ja kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu head, mul on tuju mega, eriti koos teiega. Ja see on nagu see, kus nagu sa luuletad, sa oled, sa naudid seda loodust ja kui ma ei oleks võtnud seda mina esikohale, mitte teisi ohustades. Siin on tsitaat. Käin ringi rõõmsalt linna peal, panen teid kõiki särama, just kui mõnele tundub, et elan välja teie peal, märkamatult olen teid kõiki naeratama saanud. Siis järelikult see toimib, et siin ma andsin raamatu kätte ja ma nägin juba publikus sükast lõkerdamist, nad võtsid mingi koha, mis ajas neid kohe naerma, nii et see töötab. Ja, näha on, et publikul on tegelikult nagu sellised särasilmis ja muiged näos on ju. Aga kui me tooksime välja nüüd näiteks 3 sellist teemat, mis sul siin raamatus on, et kõik 3 lugu, mis on sinu jaoks näiteks kõige südamelähedasemad, et kas oskaksid hetkel nad nagu lühidalt rahvale seletada, miks need on just need, mis sinu hinge kõige rohkem puudutavad? Üks lugu, mis ükskõik mida sa enda ellu võlud. Siis kui te loete seda raamatut, mõelge iseenda peale.
päriselt ka. Kui mina ütlen, kuidas autot ette kujutada, siis tegelikult sa võid mõelda, mida sina näiteks sel hetkel soovid. Sa soovid Soojamaa reisi näiteks täna või sa soovid omale head sõbrannat, siis lihtsalt pane see sinna. Kui sind nägin, tahtsin sind ma. Aga sa olid enne mind olemas. Sõitsin siia mesilasega, armastan sind, kallis ema. Ausõna olen olnud pai ja hea, sain sauna ja võid mind vihelda. Aitäh, kallis ema. Võlusin küll võlukepiga, aga sa tõesti olid enne mind olemas. Ema lugu kindlasti. Kindlasti see on natuke mingis muus viisis, riimis, aga ema lugu on see, et ema on ju see väga suur mõjutaja meie elus ja niivõrd kuivõrd me ei saa sinna kahjuks mitte midagi teha. Mul on praegu niimoodi, kui mul hakkab keha nagu tunnetama mingit asja, siis ema, kuule, kuidas sul on? Helistad kohe. Ja me koos lahustame ja muudame selle kohe ära. Ja üks asi on ju see, et autolugu, eks ole. Meenutan, kuidas see hakkas. Astusin sisse Elkesse justkui muinasjutu maale. Nägin sinist mesilast, sina ja mina hakkama üheskoos nurruma. Teekond pankadega oli mu kõige raskem elulõik. Kohtumine Peep Vainuga juhtis mind õigele rajale. Sina ja mesilane üle punaste vaipade me lähme ja koos paneme särama kogu maailma. Mina olen päikene, sina sinine. Oled taevas ja nii me üheskoos nurrume ja lehvitame kõigile. Ei ole palju inimesi, kes enda autole nimeks paneks mesilane. Aga tegelikult seob sind väga palju ka selline sõnapaar nagu naeratuse miljonär, et sa oled täielikult sellest läbi põiminud ja mõnes mõttes ongi või sina täiesti võrdusmärgi vahele panna nagu sünonimid. Aga räägi siis, et sul on nagu kõik on, eks raamat on sul naeratuse miljonär, ettevõte on sul naeratuse miljonär, YouTube'i kanal on sul naeratuse miljonär, sotsiaalmeedias oled sa igal pool mujal ka naeratuse miljonärina, on ju. Et kõik, mis sa teed, seegi sul ütleme, et mingil hetkel oli siin ühel esitlusel kõrvarõngad kõrvas, mis olid naeratuse miljonär. Et sa oled sellest nii läbi põimunud, et kuidas sinust sai üldse naeratuse miljonär, et mismoodi see teekond jõudis sinuni, et kes sulle selle nime pani? Aitäh, Eneken, need kõrvarõngad on sinu kingitud ja. Aga see tuleb niimoodi, et läksin minna linna Tallinna ja siis kõik hakkab juhtuma. Üle punaste vaipade arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõnnin rõõmsalt rahva seas, purgimütsid peas. Ah jaa, nad ei teagi mu nimegi, pole imegi. Ja see lugu on siin raamatus, te saate seda ise lugeda. Aga kuidas see nimi tuleb? Kui ma hakkasin inimestele rääkima, et saate aru, ma rääkisin seal teenindajatega juttu, nad ütlesid, et te olete juba nii kaua oodanud, kas me võime teile kohvi pakkuda? Jaa, siis ma liikusin kuskile sinna, burger tuli sealt, siis ma mäletan, tütre sõbranna oli mul autos voltimisega toiduveo töö ajal kaasas ja siis ma ei tea, mis juhtus. Aga seal oli mingi McDonaldsi tellimuse saime kõik endale ja siis tütre sõbranna ütleb, ma pole kunagi tasuta süüa saanud, vau, ja siis ma rääkisin neid lugusid kullerite koosviibimisel ja seal üks kuller Olav Ehala lapselaps, Tanel Ehala, ütles mulle, et sa oled küll esimene miljonär, kes naeratuse eest kõike saab, sinu lugusid kuulates. Mina mõtlesin, kuna ma miljonär ei olnud, siis eks ole, siis me lihtsalt olen naeratuse miljonär. Naeratus on kõikjal kaasas. Naeratus on päriselt meil tasuta. Naeratus on ehe siis, kui sa usud iseennast. Naeratus on igas keeles tuntav ja tunnetes nagu arusaadav. Kui oli raske aeg, ka siis silmadest, nad ütlesid, ma näen, sa naeratad. Ja see nimi naeratuse miljonär, jah, miljonäri naeratus, no ei lähe. Naeratuse miljonär on minu jaoks, et läbi nende pastakate, kui paljud inimesed on saanud neid pastakaid, ma panin selle ka veel naeratuse miljonäri ekstra lasin teha, see on juba 5 erineva partii ja naeratuse miljonäri pastakaid ma jagan siis rõõmsalt niimoodi, et Tuulike, oled sa valmis? Mis on järgmine samm, et ei, ma võtan siis järgmise, pole hullu. Nii, aga ma võtan siit. Pastaka saad endale, kui mina küsin küsimuse, sa vastad ka.
Mis on järgmine asi, mida sa iseenda elus muudad, et veel paremaks iseendaks saada? Hakkan naeratama rohkem. Hakkan naeratama rohkem. Palun, see pastakas on sulle. Aitäh! Et ka igas raskes olukorras on võimalik tuua see naeratus välja ja minu meelest aitab mu oma raamat ka mind, sest sellel ajal, kui ma olen seda korduvalt lugenud, ma olen seda kuulanud üks nipp veel, kuidas saab hästi kuulata, kui audiofaile kuulata. Ma tõstan selle sinna Google tõlkesse ja seal on see häälenupp ja mingi onu loeb ette. Ja siis ma arvutis tõssin oma neid tekste, kui ma neid korrigeerisin ise, tead, võimlesin samal ajal peegli ees, vaatasin ja imetlesin ennast ja siis see onu sealt Google Translate'is, ma ei tea, palju ta võttis mingi 5 lehte korraga või A4 on ja saate aru, ta loeb mulle ette, seda kohta vaja muuta, veel ei saada keeletoimetajale, seda kohta ka vaja muuta. See oli hea nipp. Ja niimoodi ma siis tegelikult sain aru, et mul on vaja päris elus ka see koht ära vaja muuta, et aitas mind samal ajal hoida reel see sama raamat ja tänaseks tagasiside mega äge, et kuule Mari, sa oledki teinud juba töövihiku, tegelikult ma ei teinud, ma tegin raamatu, aga et sinna võib ju kirjutada, et see on nagu, ma ei tea, see aitab mind ka, täna ka. Ja see on tõesti tõsi, et ükskõik mis on, sa lähed läbi elu alati läbi naeratuse, et kui on ka raske hetk, siis mina ei ole näinud sind väga niimoodi pikalt põdemas, et ikka ja jälle on varsti naeratus näol, et kas või korraks on niimoodi, et kogud ennast ja siis jälle särad, et ma olen nagu 10 aastat näinud sinu teekonda, kogu seda arengu ja kasvulugu ja üks asi, mida ma kindlasti olen tähele pannud, on see, et ükskõik mida sa soovid, et varem või hiljem saab sellest reaalsus. Et tavaliselt tihti inimesed ju ka samamoodi soovivad ja manifesteerivad, aga reaalsuseks ei saa, on ju. Et ma mõtlen näiteks, kui me istusime siin mõned aastad tagasi sinu üürikas, õhtul oli tema Maarja köögisein oli täis igasuguseid väikseid käsitsi kirjutatud märkmepabereid, siis oli seal mingi jooniseid ja välja prinditud tekste ja kõike muud. Ja mäletan, et kuidas sa mulle ütlesid, et ühel päeval mul on kas oma loss või mõis või mingi talu, olgu siis mingi turismi või puhketalu või mis iganes ja natukene läks mööda. Ja kus siis Maarja oli? Maarja oligi tegelikult täiesti mere ääres talus, on ju. Ja siis hakkas Maarja varsti rääkima, et tegelikult ma tahan endale mingi stuudiokorterit või stuudiomaja, kus praegu Maarja on. Maarjal ongi stuudiomaja mere ääres. Nii et täiesti uskumatu, et kõik, mis sa küsid, universum sulle tegelikult annab, et kuidas sa oled niivõrd universumi soosik siis? Siis, kui ma siin heade mõtete linnast Tartust otsustasin ära minna ja siis võtsin Sigrid saladuste raamat. Ja sinna ma hakkasin ka kirjutama, muideks julgelt kirjutage. Sigrid saladus ja lugesin ja tegin kõik järgi, mis seal nagu tegema peab. Ja siis ma hakkasin tänusid kirjutama, siiamaani kirjutan, iga päev kirjutan, mille eest ma tänulik olen. Ma olen tänulik selle eest ka, et te kõik siin saalis olete. Ma olen tänulik selle eest, et mul on see punane vaip, et see on ka kuskilt teatrist, keegi kuskilt andis, täiesti tutika mulle. Juhu, on ja. Jätame niimoodi praegu mainimata, aga see ise tuli, ma nii tahtsin, et mul peab automa kassis olema punane vaip, nagu mina ilma selleta välja ei lähe, et kogu Tallinn on need täis, aga ise ka ennast on nii äge võtta, on ja. Et mina ei tea, elu on lihtsalt nii lahe ja kuidas hoida seda, jah, et on see siis mingi võlujõud või mis sinu sees on, mis selle kõik tehakse, et kõik manifestatsioonid saavadki reaalsuseks, et ma ütlen, väga paljud ju pingutavad selle nimel, et nad võivad iga päev sul midagi üles kirjutada või midagi soovida, aga lihtsalt see ei jõua nendeni, et või sul on mõni hea selline nipp teistele ka öelda, et proovige neid samme ja te saate sama kogemuse, mis sul endal on olnud. Jaa, ma kartsin olla üksinda vaikuses. Alati võtsin telefoni kõne kuskile või lastega ka ei ole see päris üksi. Hakkasin harjutama 15 minuti kaupa üksi olemist. See tähendab mitte midagi tegemist. Lihtsalt oled. Ja tänaseks on see kujunenud 3-4 tunniseks. Ja mida ma teen selle 3-4 tunni jooksul? Tund aega. Ma ei tee peaaegu mitte midagi. Siis ma ütlen, jah, ma olen valmis. Siis ma teen mikro väga väikseid samme. Ja ma mängin kogu aeg läbi oma unistuste elu. Ma päriselt ka, ma täna töötan isegi vahel natuke rohkem, et olla täna näiteks Pallassi hotellis öösel
võtsin just selle, et ma töötan pigem rohkem, vahepeal tuleb natukene pingutada, aga ma mängin läbi seda, et mulle meeldib väga tihti reisida erinevates hotellides välja, käia. Miks ma selle näite toon, et ma mängin täna siin Tartus läbi seda elu, et ma võimendan neid hotelle, mulle väga meeldib hotellides käia, nagu reaalselt. See on üks nipp. Teine on see, et kui sa nagu unistad, punast vaipa igaüks ei peaks küsima, aga lihtsalt, et kui sa unistad ja see ikkagi ei realiseeru ega materialiseeru, siis mina küsiks sinu käest, et mis samme sa selleks teed üldse? Mikrosamme selle suunas liikudes. Niisugune pisikaste sammudega kogu aeg oma unistuste poole. Ja tänaseks ma tõesti ei prindi enam, vaid kui sina juba ütled või mina juba kuskilt mõtlen ja siis mina juba lähen ja siis mina juba saan. Et täna käib see nii. See on töö iseendaga. Sa oled ise ka enda kohta öelnud, et sa oled iseenda elu looja, iseenda elu juhtija, eks ole. Kas see ongi see asi, mille sa oled enda mõttesse nii kõvasti sisse söötanud, et sa tead, et mitte keegi teine ei tee sinu heaks mitte midagi, kui sa ise seda esimest sammu ei astu? Teate, kui tore on loota teiste peale ja kui lihtne ja kiire on solvada iseenda peale, sest ma ei saa teiste peale enam solvada, sellepärast, et kui me nimetame vahel isegi seda usalduseks, aga see ei ole päris see. Ma nagu toetun hästi ruttu, ütleme inimestele, nii hea, tulebki siit see asi, aga tegelikult me peame ikka ise selle me peame siia panustama aega, et seda saavutada. Seda raamatut ei oleks siin, kui ma poleks võtnud seda aega. Paralleelselt ma töötan mitme töökoha peal. Paralleelselt ma leian selle aja, mida ma just ütlesin 3-4 tundi ja siis seda raamatut ma isegi tegin sotsiaalmeedias postitusi, olin supp laua peal, laulsin enda seest välja, mida täna ei taha, laulsin peale, mida ma täna tahan, sest ma 5 tundi tegelesin raamatuga. Ma olin ise enda üle nii õnnelik, ma jagasin sotsiaalmeedias enda õnne. Minu sotsiaalmeedia on täna nendest õnnehetkedest, et neid rohkem esile tuua, neid raskeid kohti, mis takistavad meie unistustel tulemast, vähendage neid, proovige leida siia lahendus ja need õnnehetki suurendades täituvad teie unistused kergemalt märkate ja vahel, mis veel inimestega juhtub, sa räägid, et nad ei saa, saavad küll, nad lihtsalt ei märka. Jaa, aga see on tõsi, kui midagi head tuleb, siis arvataksegi, et see pidi nii minema, et see on iseenesest mõistetav, et see tänulikkus tõenäoliselt kaob ära, et sinul on alati seda tänulikkust olnud ja just ka seda alati hästi energilist, hästi õnnelik olekut, et selline, kui rääkida sõnast elukirglik, siis tuleb kohe nagu sinu pilt silme ette tegelikult. Et kus sa võtad üldse kogu selle energia ja kuidas sa ennast laed, et olla kogu aeg sellist powerit täis? Uni, toit ja vesi. Iga koolitus räägib seda, aga kas me teeme seda? Kui mina ennast välja ei puhka, siis mina võtan lihtsalt keset päeva veel ühe uinaku võimaluse. Selles suhtes, et kui mõnel läheb kõhtu heaks, läheb tigedaks, siis mina ei näe seda, aga ma olen tigedaks, kui ma olen väsinud. Aga kui ma juba tunnen, et nagu õrn ärritus mu sees tuleb ja kui ma hakkan nüüd teiste poole nagu seda ärritust pillama või keegi minu poole pillab, siis ma juba ka nagu enese tööd tehes olen aru saanud, et see ärritus tuleb kellegi teise seest või siis minu enda seest. Ja kui tuleb minu seest, siis mina seltskonnas ilusti kenasti ütlen, et tead, praegu on niimoodi, et ma tunnen, et ma lähen ära. Ma ikkagi nagu viisakalt lahkun, ma lähen, aga see ärritus tuleb siis, kui sa ei tee oma asja. Just, et sina tajud ära selle, et kus läheb see piir, kus sul on vaja see patareid laadida, aga mõni lihtsalt panebki oravratast kuni läbipõlemiseni ja siis imestab, et kus nüüd niimoodi äkki elus sai, aga sa oskad väga hästi tegelikult teha vahet sellele, mis on sinu privaataeg, mis on puhkeaeg, mis on nagu aeg, mis sa väljapoole annad, ka see aeg on väga-väga suur, mis sa tegelikult ju annad väljapoole teistele inimestele. Et sul on tegelikult hästi-hästi palju igasuguseid kirgesid oma elus, et kui sa nüüd mõned need paljastaksid, et mis paneb siis Maarja silmad kõige rohkem särama? Minu kirg on elada. Hommikul tõustes, aga mis ma täna teen? See oligi see koht, vaata, kui ärritus tuleb, see tähendab seda, et kuhu ma oma asjadega pooleni jäin. See oli väike vihje vähemalt, kuhu ma täna oma asjadega pooleni jäin. Ja siis hakkad õue minema, siis me kõigil on oma plaanid, me kõigil on oma töö, aga siis ma panen mingid punktid, mida ma siis päeva jooksul ka ära teen. Muideks ma teen need ära ja näiteks räägime, kuidas ma ennast laen ja kuidas ma oma selle õnne. Mul oli see, et siin QR-koodidega viivad, see raamat hakkas ju ennem elama, kui ta valmis oli. QR-koodid
osad QR-koodid viivad lauludeni, mis on YouTube'is ja need on tehtud siis näiteks ma uisutan seal inspiratsioon, mida sinuga koos loon. Mul on hommiku ju teada, et mul on see lugu seal sõber tegi AI-ga kuskil valmis on ja minu enda sõnadest kuskilt ja siis ma tahtsin sellele muusikavideo peale teha, järelikult ma lähen õue, ma lähen looma, mul tuleb sõbranna külla, tema mees juba filmis, mees sõbrannaga kaadris, siis juba kõik juhtus, oli ilus talv ja see paneb mul nii särama mõte, ma tegin 3 inimesega muusikavideo ära praegu, AI-ga 4. sõber siis tegi selle laulu ja see paneb mul nii särama ja siis kui ma hakkasin jagama seda, ma Türi nagu kandist ju ka, sealt Järvemaalt ja siis Türi inimesed ütlevad, mis toimub, tahame veel, mis toimub? Kui ise laulda ei oska, et ma käisin seal saates, ma näen su häält saates on ja helistasin emale, et kuule mitte lauljad saavad ka saatesse on ja siis, kui tuli see AI võimalus, minul polnud see tõrna aimu, kui ma pole ühtegi asja teinud, mul lihtsalt sõbrad hüppasid appi, et kuule saada mu luuletusi, saada praegused olevaid luuletusi, et proovime midagi teha ja mingid 7 laulu tegime, praegu ei ole ühtegi teinud. Kogu see sisu on tehtud ilma AI-ta, ainult mina saan käe südamele siia tasakesi südamele panna, et see päriselt ilma AI-ta tehtud, aga need laulud jah on. Aga minu need on nii lahedad, kuidas on võimalik veel panna elama see raamat enne kui. Et sa tegelikult oled ühe pika protsessi läbi teinud selleks, et jõuda tänasesse hetke, et sa ju käidki kogu aeg oma teekandi niimoodi step by step, et nagu sa reaalselt nagu võib-olla ei planeeri pikalt ette, eks ole, aga ometi kõik asjad tulevad õigel ajal just sinuni. Et me oleme hästi palju täna rääkinud ka kõigest manifesteerimisest ja unistamisest ja soovidest, et aga mis on praegu need asjad, millest sa praegu unistad? Et mis on see, mida sa ei ole veel kätte saanud, aga mille poole sa püüdled? Nüüd on see kuldkala, mis Pärnuski mul küsitleja Lauriina küsis, on ja. Aga nüüd ma saan juba teistsugused öelda, on ja. Päris oma nimele oma kodu. Et see on nagu päris minu oma ja minu nimel. On üks asi, palju reisida. Mulle meeldib tööga reisida. Õpilasreisidel käisin vaata reisidel. Oli mai-juuni ja siis ma läksin juuni lõpus oli kõikidele reisisaatjatele oli pidu on ja. Läksin bossi juurde, ütlesin, miks te mulle nii tööd andsite, andke veel. Mul oleks see nii meeldima. Tahaks veel Soome minna, Saaremaale minna, igale poole minna. Et kui te annate mulle nii lõbusa töö ja järsku see otsa saab, siis ma pean jälle otsima kuskilt midagi. Ma vist mängisin jälle mingit ägedat asja läbi. Järelikult mul tulevad mingid reisisaatmised välismaale näiteks. Vot seda tahaks ka teha. Et mul oleks oma kodu on ja mul on oma auto ja minu jaoks annab see nagu, see on materiaalsus on ja, aga see küllus tuleb igalt poolt peale, kui sa teed meelepäraseid tegevusi. Mõelge, kui sa lähed reisile ja sulle makstakse peale selle eest, et sa reisid. No see maailma parim töö, see sobiks ideaalselt mulle, sellepärast, et välismaal olles seda keelt küll pole vaja, mul on alati kehakeel kaasas ja naeratus ja läheb nagu ma lähen kõigest läbi. Soomes ma ka, lihtsalt kohaväljaga tõmbad selle keele uuesti välja ja ta lihtsalt on olemas, ma ei karda mitte midagi. Ma arvan, et see olekski üks suur unistus, et Eesti on ilus, aga ma tahan siit nagu ära käia. Rändame ringi oma teed ja reisid niimoodi ära, tuled tagasi, reisid ära, ma ei taha teid ära unustada jumala eest. Ja minu isa ütles, ei lähe midagi ära, arvest ära võid käia, ära ei lähe, arvesta, et mina olen siin. Väga õige, juured on ikka siin sulle, et ükskõik kus sa lähed, et sealt sa kogud jälle midagi uut, mida jälle siia tuua ja teistele jagada. Aga ma tean, et sulle väga meeldib niimoodi manifesteerida, et kui sa praegu peaks mõtlema, et milline oleks su elu näiteks 5 ja 10 aasta pärast, et ei ole nagu konkreetsed esemed, vaid just nii, nagu sa mõtled tagasi, et milline su elu oli 5 ja 10 aastat tagasi, et vaata, kui palju sul siis neid muudatusi toimus, et kui palju ja mis võiks sul toimuda nagu järgmise 10 aasta jooksul? Jätan ütlemata. Aga raamatusse jõudsin veel ühed read panna, mis tegelikult on uues praeguses minu stuudiokodus siis. Mul on kogu maailma raha, mul on kogu maailma aeg, mul on kogu maailma teadmine, millist elu ma elan täna. Seda mitmemillist. Ja nii ma elan 1,5 aastat. Sellepärast ma vist printida enam ei jõuagi. Ja ma arvan, 5 aasta pärast on enam-vähem nagu sama ja sarnane nagu täna. Aga natukene veel paremal kujul, sellepärast, et seda toitu saab alati paremaks lihvida, rohkem, vaata praeguse kellaajaga neid looduses on valgust on vähe, et selle valguse ajal oleks meil kõigil, vähemalt väga paljudel võimalik olla valguse käes, sest valguses me laeme väga hästi ennast, siis need reisid on ja mis kindlasti ja materialiseeruvad ja realiseeruvad ja
mulle täna, mina tunnen küll ennast väga turvaliselt siis, kui ma teen seda väga elevaks ajavat asja ja siis ütled rahvale, lähed tänavale, tead, mis nad maksid mulle peale praegu selle eest, ma seda tegin. Ma ei saanud arugi, tahan veel, on ja võtta, see ongi, mis ma ka 5 aasta pärast kindlasti olen ja minu tädi on 72 ja tema paneb täna Facebooki postituse mini, tantsib, postitantsud, no ega ma talle alla ei jää. Tundub, et asi on geenides, et sul on väga nagu elav tädi ja siis sul on väga elav õetütar, kellega koos oled sa näidelnud, nii et ja oma tütrega koos, nii et tundub, et neid altareid jõuab siin palju avalikkuse ette ajalooks. Muideks sugulaste kokkutulekule tere kuulus, meie suguvuse kuulus, et praegu 2 poolt filmib siin, et ja läksin Laupäeva põhikooli vilistlaste kokkutulekule, on 3 korrust ja klassiõed ütlevad mulle, et miks sa meiega ei ole, ma ütlesin, ma ei saa, 3 korruse peal kogu kool tahab muga rääkida. Aga sul on tegelikult nii palju lugusid ju veel, mis ei ole siia kaante vahele mahtunud ja juba täna sa siin jagad neid, et kas on siis väheke lootust, et mõne aasta pärast me istume uuesti siin ja räägime, et näed, et juba teine raamat on välja tulnud? Kuule, minu meelest see teine raamat tuleb palju kiiremini, jälle kui ma tegelikult oodetagi oskasin ja teate miks? Sest tegelikult paralleelselt, ärge küsige, mis ajast, aga paralleelselt A4 võtmes kuskil 40 lehekülge on juba tehtud ja pange see A5, seda on päris palju juba ja siis need esitlused kõik on üles lindistatud, täna on 3. ja nendest esitlustest trükitakse, mul on nii palju abilisi, nii tahe, nad trükivad, aitavad mul trükkida, vaata välja parimad palasid esitlustest, siis kuna see on nii impro, mis siin toimub ja elendava ingliilu päris elu liikuva maali sees. Mingid siuksed tsitaadid lähevad uude raamatusse ja see on see, kui ma astusin Püün siis 13. detsembril 2024 üle selle stuudio kodu ja vaadates merele, ütlesin, siit sünnib minu teine raamat. Sest ma pidin punkti siia, vaata siis ma panin punkti siia, et siia ei mahu rohkem. No vaat, järelikult mõjub sul hullult hästi ka see, kui sa kolid, et iga kord, kui sa jälle kuskile teise kohta lähed, siis on põhjust jälle midagi kirjutada. Eks kindlasti mõjutab, et see puhastab. Loomulikult me oleme inimestena erinevad, et vaatame praegu Facebooki jälgijate juurde, et me oleme inimestena erinevad ja mõni tahabki turvalist ja ühte pesa, ühte kohta ja et olekski 30-40 aastat üks ja seesama. Mind on väestanud, rikastanud, sa loobud mingitest asjadest, siis sa ei tiri neid nagu kaasa ja kuidagi nagu, tundub nagu algul raske, pärast on jule mõnus ja kerge ja nii lood sünnivadki. Vaadake, kui palju ma suudan veel maailmale anda, et me jätame siia mingisuguse jälje endast, et see on hästi äge. Täna hommiku terassi peal oli õrn, see jääkirme või siuke. Läksin pallejalu ja need jäljed jäid sinna, ma ütlesin, niisugu lahe. Nagu ma olin ise enda jälgede üle nii õnnelik, sellepärast et tali tuleb või ma ei tea. Ma tunnen nagu ikka pisikesest asjast, isegi enda jalajäljest, mis jäi sinna terassile rõõmu. Just, et sa oledki selline inimene, kes näeb neid detaile ja ta märkab neid, ta saab nendest kuidagi teha midagi, mis nende pakub rõõmu, olgu see siis kas või tõesti see lumi ja jää või näiteks see looduses, kus sa otsid toitu, eks ole. Et ei ole vist eriti taime, mida sa ei ole söönud. Kuule, vaata Priimula ja Nurmenukul pidi vahe olema vanades taluhoovides, kui te ringi käite, siis seal tihti on Priimula. Tädi ütleb mulle, Maarja, ära sa seda küll see, et taimedest ja minu kadunud vanaema oli hästi taimetark ja ma arvan, et see tuleb sealt. Ma käisin vanaema aua peal, ma korraks tõusen püsti, ma ei tea, kuidas see TikTok või selles laivis seal, mitte TikTok, vaid Facebook laivis jääb. Aga ma käisin vanaema aua peal ja siis ma ajasin käed niimoodi vist, algal. Vanamakene, mis sa mulle siis ütled ka? Rääkige loodusega ja inimestega universumi ja vana ütleb, et mis seal ikka, pane puusad tööle enne kui lavale lähed. Ükskõik, kus sa laval oled. Ja ma ütlesin Mikker. Ja siis ma natukene õtsutasin puusasid seal ja siis tuleb mulle info läbi, et loodus, lootus on ja kõik, mida iganes sa saad. Mina sain küll vanaema käest selle info kätte ja ma jätkan selles suhtes, et kui tegemist on kuhaväljaga just, et kui sa räägid oma kadunukusega ja tema oli taimetark, siis ma tänaseks Google'is
inimestelt küsin, siis ma omavahel kokku komponeerin, on ju. Toiduga on üldse nii lahedad lood, et ma ei tea, lõhet tuleb on ju kuskilt ja siis ujub nagu ise minu poole ja see on nii äge, on ju. Ja sinna lõhele juurde on vaja midagi loodust natukese, eks ole. Ja looduses ma söön siiamaani võililli. Muideks veel on jumala värsked need võililla, need lehekesed, panen veel sinna, jah, jumala lahe. Teate, kui rõõmu pakub. Ja siis ma ei tule lilla nimi praegu, Margareta, see valge lill muru sees on vist Marga? Ja, selline karikahra moodi. Ja. Vaatsin isegi teie veel õitsete, nii tore ja rukkilill sai ka just läbi, et nagu rukkilill käis kogu aeg niimoodi kuskile kiselli peale või kohvimaa või millegi peale. Et ma kaunistan seda toitu ja siis nuusutades on kõht täis ja siis sa söödki kogustes vähem. Sa kunagi tegid hästi palju neid toidupostitusi ja nad tõesti olid sellised, et söösilmadega, et hästi palju lillekesi oli seal peal ja väga-väga isu äratavad. Ja ma mäletan, kui me kunagi rääkisime sellest ideest, et sa kirjutad raamatu, siis sa ütlesid, et oi, ma panen seal nii palju retsepte ka sisse, on ju. Et mis sellest ideest sul saanud on? Issa, kui hea küsimus. Aitäh sulle. Maalikunstnikul ei ole retsepti. Kokakunst on retsepte täis, aga see on juba minu jaoks on see, et kohaväli ja looming. Minu retsept on täna looming. Jutumärkides looming. Looming tähendab siis seda, et mul ei ole kunagi ühtegi korduvat toitu. Ei ole kunstnikul, ei ole filmikunstnikul, ühtegi sama filmi, videokunstnikul. Ja selle avastuse ma tegin jälle üksinda olles, et issad jumal, siin ei ole ühtegi retsepti. Ei tule ka. Ja seda ütleb kokk. Selles suhtes, et selle kohaväljaga, millal läheb puder kõrbema? Siis, kui te ei olnud kohal. Millal näiteks te praete praekartuleid, minu meelest isegi kui ta natuke kõrvem peaaegu, siis ta on tegelikult on päris hea, on. Aga no mõni tahab juba täpselt seda krõmpsuvat, aga tegelikult me oskame kõike teha. Nii nagu ma ütlesin, mul on kogu maailma aeg ja raha ja kõik need asjad täpselt, siis tegelikult me oskame täna kõike teha. Absoluutselt, aga kas me peame tegema? Me ei pea tegema. Aga kogu see elu on tegelikult üles ehitatud sellele, et sa teed nagu kõike loominguliselt, kõike inspireeritult, on ju. Et väga raske sul ongi vist tegelikult hakata midagi näpuga järge ajama ja tegema ühte asja korduvalt. Ma arvan, et rutiin ei ole üldse nagu sinuga seonduv sõnagi tegelikult. Ma ei talu rutiini. Ja siin raamatus on tegelikult need lood, mis need on ilma rutiinita elu. Pärnu esitlusel just öeldi, et kuule Maarja, ma käisin suga kõrtsus neid purgimütse müümas, minu ema sõbranna Ülla ütles selle lause. Käisin kõrtsus purgimütse müümas sinuga kaasas. Maarja, nii paljud inimesed mõnitasid sind sõna otseses mõttes. Ja no selles mõttes ma olen hästi palju saanud lüüa, aga tänu sellele, et justkui nagu lüüa saanud on ja, et kuule, mis sa teed neid mütse imelik oled või mis kõrtsus käid eegeldamas või minu salarelv oli naeratada. Ja ikka tegin edasi ja siis samas ema sõbranna on täna tänulik, ta sai ju tantsida, ta sai minuga koos peole, sai minuga koos koju ja tal oli väga lõbus, on ju. Sa oled siis see fööniks, kes tõuseb alati tuhast, ükskõik kui palju seda tuhka pähe raputatakse. Nagu ma tulin siia ägedat asja ajama ju, kõik läksid kõrtsu napsutama, järgmine päev paha olla, minul oli 2 lasteaia toit tollel hetkel ja siis oli vähemalt mõni õnn ja rõõme. Ma olin natuke väsinud, aga mõni õnn ja rõõmi raha ka. No ja oleme ausad, et kui neil midagi muud sealt kõrtsust meelde jäänud, siis hommikul oli neil see müts seal kodus, mida meenutada. Kuulsin lugusid pärast, et mõni mees läks koju ja siis naine ütles, mis see on? Need olid need tagasiside lood, kui ma uuesti samasse kõrtsu läksin näiteks 2 nädalat hiljem, ja siis need lood ju need samad inimesed olid jälle kõrtsus. Tegelikult on sul hästi suur tutvusringkond ja väga-väga erinevad inimesed. Aga kui mõelda, kas on mõni inimene, keda sa väga-väga tahaksid näha oma elus, kellega sa tahaksid tutvuda, võib-olla sõbraks saada, et kas on mõni selline eeskuju, kelle poole sa praegu nagu õhkad? Eeskujudest on räägitud soovitusturundustest. Ma olen olnud hästi paljudes soovitusturundustes kõige kauem ka Jääni ajal ja seal alati öeldi, et kes on teie eeskuju? Kelle moodi soovite olla, on ja? No vahepeal ma nägin seda Tim Story't, saate aru? Tim Story tegi, ta käis Eestis esinast.
aga siis ma mõtlesin, ma päris see ka ei ole, aga natukene võib-olla on ja teate, kui raske on siin praegu istuda siin punasel toolil ühe koha peal, tegelikult ma tahaks nii nagu Team Story, aga ma ei taha olla kellegi moodi, vaid ma pigem võtan igalt ühelt natukene, siis ma proovin ja katsetan enda peal järgi, mul ei ole ühtegi eeskuju, ma näen ise pilte, ma näen, milline ma olen seal ja seal ja seal ja ma näen neid pilte nii ehedalt ja siis seal ümber ongi need inimesed ja iga kord võivad ka erinevad olla ja minu sõber ja sõbranna või minu lähedal on alati need inimesed, kes soovivad olla, kes ei soovi, aeg näitab ja elu näitab, ei peagi olema. Meil on terve kogu maailma inimkond on ja kellega koos igasugu vägevusi teha ja mina arvan, et mul ei ole eeskuju. Et pigem ma tahan just erinevates seltskondades, see nagu kuidagi rikastab mind ja see oli nii kihvt, oli üks kontsert ja laval on põhiesineja ja tuli paus. Ja pausi ajal minu ümber oli 10 inimest. Ma ei teinud selleks mitte midagi, aga ma olin juba pausi aja staar. Tegelikult sa oledki ju aastaid olnud juba päris erinevates ringkondades, kellegi jaoks selline eeskuju või mentor või selgendaja, et sul on nagu mitmeid erinevaid rolle ja nimesid antud, on ju. Et kuidas sa ise tunned, et kui sa näed, et inimesed tahavad sinu järgi joontuda ja võtta omaks sinu käitumismustreid, mõttemalle ja nii edasi. Et kas sa tunned, et sul on tohutult suur vastutus peal või sa pigem tunned kergendust, et nii tore, et keegi hakkab samamoodi oma elu looma ja saab õnnelikuks ja elukirglikuks? Mul on tõesti tore, et kui keegi saab minult inspiratsiooni. Tänaseks sina oled 3. küsitleja. Pärnus oli 1 Lauriina. Me oleme ammu unistanud Lauriinaga koos laval olla. Tallinnas oli õde Silja Holter ja Siljaga oli täpselt see teema, et kuna Silja sa kunagi mainisid ja temal on need energiate tõstmise teemad, et tulevikus ma kindlasti tahan Siljaga koostöös teha samamoodi veel mingid muid laval esitlusi juba ja tehagi väga vinged etteasted, et kuidas kõrge sageduse peal tehtud otsused toidavad meid täiega ja kuidas madalas energias meie vibreerime nagu väikesed lehekesed nagu seal tuules ja mõtleme, miks me unistused ei täitu. Siis täna ma istun ju sinuga siin, ja see on nagu fantastiline, mida nagu teie juba minuga koos nagu me jõuame rohkemate inimesteni täna. Ja see pakub mulle rõõmu. See lihtsalt tohutult ja kui on eeskujuks, et kui mõni soovib välja anda raamatut, no kuulge, ma seal voice'in teile, saatke mulle midagi, mingit nippe, ma räägin teekonda ja selleks need esitlused ongi, et kuidas see raamat ikkagi sündis, kui palju ma siin tagataustal tööd tegin, kui palju ta pendeldas ja noh, vaadates siin koha peal on meil Valipressi esindaja ka saalis. Ja mul on puhas rõõm selles suhtes, ma palusin, et vaata, mul on 5 esitlust tulemas, et kas ühele tulete ja see pakub mulle nii palju rõõmu, tuge, et ma teen õiget asja ja ma korra küsin, kas sa tahate paari lausega öelda midagi? Ei ole kohustus? Võib-olla siis väike kommentaar, et kuidas teie jaoks üldse Maarjaga koostöö on? Tere, Karin Valipress. Seda peavad, räägige rahulikult. Paljud, mitte ainult Maarja, aga paljud arvavad, et raamatu väljaandmine on selline, teeme kuu ajaga ära. Tegelikult on see ikka väga pikk protsess, sest meil vist oli esimene kontakt tuli suvel, kus me alles hakkasime nagu neid mõtteid vahetama ja kirju vahetama. Ja valmis sai ta ju nüüd kätte, sa said ju oktoobris ja et tegelikult ongi see ei käi nii kiiresti, kui kes ei ole varem sellega kokku puutunud, ta ei oska tegelikult aimata, et kui pikk see on see üks raamatu valmimine. Ja Maarja meie jaoks oli, mul on jäänud nüüd mulje, et on mingi tuntud inimene, meie jaoks ei olnud, me ei teadnud, aga Maarjast nagu mitte midagi, ma hakkasin siis guugeldama. Et siis aga töö juurest pärast teised ütlesid, ta on seal saates olnud ja seal saates olnud. Et siis, kui tootmise poole peale pärast see raamat jõudis, et siis me juba hakkasime niimoodi puslet nagu kokku panema, et kes see Maarja siis on, et tundub, et selline, et sul on oma mingi publik ja sul on oma platvorm, mis on nagu isekirjastaja puhul nagu väga oluline, et siis sa saad seda nagu ise müüa oma raamatut nagu oma fännidele otsa. Ja, ma ei tea, kas see nüüd oli see, mis te soovisite kuulda. Ja see oli täpselt see, aitäh. Tegelikult on väga tore kuulata seda,
et kuidas kirjastus leiab siis Maarja ja Maarja kirjastuse. Ja trükikoda. Me aitame neid ise saamaks autoreid ise kirjastajateks. Sellele tegelikult on vahe. Ja, aga see on väga tore, kuidas niimoodi see teekond jõuab teineteiseni ja siis saate teada mõlemad, et kes keegi on, et see on niisugune teineteise tundmõõpimise teekond, et ja me väga tihti ei näe oma kliente, et enamus nad on seal telefoni otsas või meili teel ja nad on suht anonüümsed meie jaoks, et Maarja tuli ise raamatutele järgi, et me jah, enamasti saadame raamatupoodidesse ära ka ja me ei teagi üldse, kes see inimene on selline. Maarja oli kohe, tuli sisse, säras, ta oli nii õnnelik oma nende raamatute üle. Nii et nägu ja nimi said kokku pandud. Aga äkki on ka publikust keegi, kes tahaks midagi küsida. Praegu ma hea meelega jagaksin sellist vaba mikrofoni. Võite julgelt märka anda. Ja kui küsimusi ei ole, siis mina tänan Eneken sind. Tegelikult ma mõtlesin, et võiks lõpetada väga huvitavalt, et ma tean, et sulle meeldib siin ja praegu elada selles hetkes. Ja kui sa praegu tajud seda energeetikat ja tajud seda harmooniat, mis meil siin on, et palun tee üks luuletus või midagi täpselt selle tiimile, kes meil siin on, et las see sünnib siin hetkes. Trükikoda valipress. See siin ei ole mess. Võtavad meid siit igast nurgast kaamerad. See siin ei ole promenaad. See tuledi. Aitäh väljakutse eest, aga las ma lähen vaikusesse ja siis tuleb. Mul on aitäh teile kõigile. Väga tore, tegelikult oli väga ägev see, mis su tunne sees oli, see sai nüüd ka nagu sõnadesse, et tihti on ju see, et me oma tundeid ja emotsioone ei jaga, aga sina panid need ilusti lausetesse. Nii et igal juhul ma tänan, sind tänan ja kogu publikut tänan ja ma väga loodan, et see raamat inspireerib ka kõiki teid ja mis veel tähtsam, ärge kunagi loobuge unistamast, manifesteerige, soovige, unistage suure, et Maarja on siin ehe näide, et kõik on võimalik. Nii et tõesti head raamatu lugemist ja mingu teie kõigi soovid ka täita. Aitäh teile kõigile! Aitäh! Super! Ja nüüd siis on võimalik raamatuid osta ja saada sinna Maarja pühendus, autogramm, musitempel, pastakas, kõik on võimalik, nii et tulge aga!